Tere jälle, armsad lapsed! Võib-olla sa mõtled, miks ma täna olen siia kööki kraanikausi kapi alla pugenud. Mul on üks plaan rääkida täna sinuga just siin sinu mõtetest. Kas sa tead, et sa mõtled iga päev tuhandeid mõtteid? Sa ei pane isegi tähele, kui palju sul mõtteid peast läbi käib. Aga tead, et Jumala sõna roomlaste kirjas ütleb meile, et meil tuleks oma mõtteid muuta ja meil tuleks lasta Jumalal oma mõtteid muuta. Mispärast? Sellepärast, et kui meie mõtted on väga erinevad sellest, kuidas Jumal mõtleb, siis on meil Jumalat ka väga raske mõista. Me ei saa aru, mis Jumalal on plaanis meie elude jaoks ja me ei tea, mida Jumal tahab ja me ei mõista üldse Jumala tahtmist ja meil on väga raske Jumalaga koos käia. Aga Jumal tahab, et meie mõtleksime samamoodi, nagu tema mõtleb. Ja seda nimetab Piibel meelte uuendamiseks. See tähendab lihtsalt seda, et sa võtad selle, mis sul on ja asendad selle millegi uuega. Vaata, mul on siin üks selline kummaline vedelik. See ei ole joodav ja sa ilmselt ei tahaks seda ka juua. Need on nagu sinu mõtted. See klaas on sinu meeled ja see vedelik siin on nagu sinu mõtted. Iga päev tuleb su pähe häid mõtteid, aga väga palju ka halbu mõtteid, sest me elame siin selle maailma keskel, kus on väga palju kurbust, kus on hirmu, kus on kurbust, igasuguseid halbu asju ja need mõtted tulevad igal päeval meie pähe. Mis sa arvad, kas kristlase peas võib olla ka halbu mõtteid? Kas kadedust võib olla kristlase peas? Kas uskmatuse mõtteid võib olla? Kas hirmu mõtteid võib olla? Jaa, need on kõik meile tuttavad. Ja Piibel käsib meil hoolega valvata, millele me mõtleme. Ja sellepärast Jumal tahabki, et me uuendaksime oma meeli. Ehk viskaksime ära vanad mõtted ja võtaksime uued mõtted selle asemele. Kuidas seda teha? Vaata, teeme ühe katse. Vaata seda vedelikku hästi hoolega. Ja siis, kui ma ütlen läks, siis me teeme kõik sellise katse, et me vaatame seda vedelikku ja ütleme oma mõttes muutu teiseks, muutu teiseks, muutu teiseks. Oled valmis? Läks. Tundub, et midagi ei juhtunud. Tundub, et sellest üksi, et sa soovid, et miski muutuks ja ainult mõtled selle peale, ei piisa. Tuleb vist midagi teha ka. Ma lasen siit kraani vee jooksma ja siit hakkab siia klaasi voolama täitsa ilus puhas vesi. Ja see puhas vesi täidab seda klaasi. Nii palju, kui ma seda siia sisse lasen, nii palju ta seda klaasi täidab. Väga kerge on lasta oma mõtteid määrida maailma mõtetel. Need tulevad telekast, need tulevad raadiost, need tulevad internetist, muusikavideotest, multikatest, kust iganes. Sa ise tead seda, kui palju maailma mõtteid meid igal päeval ümbritsevad. Aga selle asemel, et olla kõigist nendest maailma mõtetest ümbritsetud, võime me lasta Jumala sõna ennast täita. Ja vaata, kui see vesi, see puhas vesi on nagu Jumala sõna, siis mida ta teeb nende maailmalike halbade mõtetega? See puhas vesi asendab need mõtted Jumala mõtete ja Jumala plaanidega. Nii et see vesi, mida sa siin näed, see läheb järjest puhtamaks, eks ole? Väga kergesti võib juhtuda see, et meie mõtted igal päeval saavad jälle rikutud. Ja sellepärast on nii oluline igal päeval täita taas ja taas oma süda Jumala mõtetega. Kuidas sa seda teed? Sa teed seda Jumala sõna kaudu. Iga kord, kui sa võtad Jumala sõna lahti ja mõtled selle peale, mida sa sealt loed ja palud, et Jumal aitaks sul rakendada seda oma ellu ja muudaks sind oma sõnaga. Iga kord paned sa enda sisse Jumala mõtteid ja Jumala sõna ütleb, et Jumala sõna on nii vägev, et see muudab isegi kõik selle, mis sinu sees on. Ja sellel on vägi muuta sinu mõtteid.
olgu iga päev sinu sees väga palju Jumala sõna. Loe Jumala sõna iga päev ja lase sellel uuendada oma meeli, lase sellel uuendada oma mõtteid ja lase sellel uuendada oma elu.